Tere hommikust kõigile! Soovin teile head päeva. Kindral Donovan ja mina oleme rõõmsad, et saame teid kõiki täna hommikul lõunaväe juhatusse vastu võtta. Ilma relvajõudude tugevuseta, ilma meie relvajõududeta ei suuda me oma riiki turvalisena hoida. Piiriületuste arv meie lõunapiiril, Ameerika Ühendriikide ja Mehhiko piiril on langenud ajaloo madalaimale tasemele. Mõrvade arv kogu riigis on langenud üle 20%. Nüüd on meil lõunapiiril operatiivne kontroll. Mitte keegi ei ületa enam meie lõunapiiri. Me ei puhka enne, kui meil on täielik operatiivne kontroll iga sentimeetri üle kõigist meie piiridest. Just seda me tegime teises maailmasõjas. Täpselt nagu me uputasime laevu torpeedodega teises maailmasõjas. Eelmisel kuul möödus mitu nädalat, ilma et oleksime sihtinud ühtegi paati. Miks? Sest me ei suutnud leida eriti palju paate, mida uputada. Ja see ongi kogu eesmärk. Kehtestada heidutus narkoterroristide vastu, kes on suutnud peaaegu takistusteta narkootikume vedada. Ja kui tagajärg oleks lihtsalt vangistamine ja siis vabastamine, siis see on tagajärg, millega nad olid juba ammu arvestanud. Vaja oli käivitada uus dünaamika, et nende otsustustsükkel muutuks. Töötada tihedamalt koos ühise eesmärgi nimel ja teha seda agressiivselt. Kõik selles ruumis esindatud rahvad on lääne tsivilisatsiooni järeltulijad. Meie rahvad on ja jäävad alati ühendatuks meie pärandi, ajaloo ja geograafia kaudu. Selles uues maailmas jagame samu huve ja seetõttu seisame silmitsi olulise proovikiviga. Kas meie rahvad jäävad ja püsivad lääneriikidena oma eripäradega, kristlike rahvastena Jumala all? Liidrid ei andnud lõunaväe juhatusele vajalikku toetust. See oli väejuhatus, kus kõlas üks sõjaajaloo rumalamaid fraase, mida eelmine administratsioon Kaitseministeeriumis korduvalt kasutas. Nad ütlesid alati, meie mitmekesisus on meie tugevus. See on absurdne. Meie tugevus on meie ühtsus, meie ühine eesmärk, väljaõppe, mida koos teeme ja võimed, mis meil ühiselt tegutsemiseks on. Meie kontekstis on see põhiseadus, mida me koos vandusime kaitsta. Vormiriietus, mida me koos kanname, see on meie tugevus. Et tutvuda oma riigi märkimisväärse ajalooga. Nad teadsid, et president James Monroe oli kunagi orb. Kui vastased teevad sissetungi sellesse poolkerasse, mõne USA osariigi rannikule, Alaskale, Gröönimaa rannikule, Mehhiko lahele või Kariibi merele, see kujutab endast otsest ohtu Ameerika Ühendriikide territooriumile ja rahule selles poolkeras. Kui vastased kontrollivad sadamaid või infrastruktuuri USA kaubanduse kitsaskohtades, nagu Panama kanal, või paigutavad sõjaväebaase meie ranniku lähedale, see ohustab Ameerika territooriumi ja rahu selles poolkeras. Kui terroristid, mõrvarid ja kartellid võtavad üle infrastruktuuri, ressursid ja linnad või terved külad USA piiride ja rannikute lähedal või teenivad kasumid massilisest ebaseaduslikust rändest, siis on see oht Ameerika territooriumile ja teile kõigile. Nad püüavad asendada ajaloolise põhja-lõuna suhte, mida me alati oleme jaganud, mingi uue globaalse lõunaga, mis jätab välja Ameerika Ühendriigid ja teised lääneriigid, kuid hõlmab mitte lääne suurriike ja muid vastaseid. Meie väljakutsele vastamine ei seisne meie geograafia eiramises ülemaailmsete huvide nimel, vaid hoopis meie ühise geograafia omaks võtmises rahvuslike huvide nimel. Seetõttu on president Trump koostanud uue strateegilise kaardi, mis ulatub Gröönimaalt Mehhiko laheni kuni Panama kanalini ja selle naaberriikideni. Sõjaministeeriumis nimetame seda strateegilist kaarti suureks Põhja-Ameerikaks. Miks? Sest iga riik ja suveräänne territoorium Ecuadorist põhja pool, Gröönimaalt kuni Ecuadorini ja Alaskast Guahanani ei kuulu globaalsesse lõunasse. See on meie vahetu turvaperimeeter selles suures naabruskonnas, kus me kõik elame. Iga üks neist riikidest piirneb kas Põhja-Atlandi või Põhja-Vaikse ookeaniga. Iga üks neist riikidest asub põhja pool kahest selle piirkonna põhilisest geograafilisest tõkkest, Amazonase vihmametsast ja Andide mäestikust. See on elementaarne geograafia, mida me koolides nii palju ei õpeta, kui peaksime.
See ei käi ainult ühtepidi. Iga piirkondlik partner peab rohkem panustama oma enda julgeolekusse. Nii nagu teiegi soovime suveräänset, turvalist ja jõukat poolkera. Teeme Ameerikat taas suureks. Aitäh ja Jumal ennistagu teid. Aplaus. Tugevdades meie sidemeid, austades suveräänsust, tunnistades selle poolkera strateegilist tähtsust ja püüeldes kahepoolse ning mitmepoolse koostöö laiendamise poole. Meie pühendumus oma missiooni eesmärkidele ainult kasvab, kui meie eelised jätkuvalt suurenevad. Meil ei ole laskemoonast puudust. Meie kaitse- ja ründerelvade varud võimaldavad meil seda kampaaniat jätkata nii kaua kui vaja. Jällegi, meie laskemoona seis ainult paraneb, kui meie eelis ja võimekus kasvavad. Me oleme alles hakanud võitlema ja seda otsustavalt. Meil oli võimalus kuulata admiral Cooperit. Kui sa arvad, et oled juba midagi näinud, siis oota veel. See võiklusvõime hulk, mis on veel saabumas, mis on veel tulemas, mida me suudame välja näidata. Iraanil tuleb silmitsi seista palju enam kui kahekordse jõuga. Sellest, mis tal praegu on. Praegu. Kui liidame oma võimed Iisraeli kaitsejõudude omadega, on meie laskemoonavarud täielikult täiendatud ja meie otsusekindlus on kõigutamatu. Ajakava on meie kontrolli all nii kaua, kui Ameerika Ühendriigid vajavad nende eesmärkide saavutamiseks, saates rohkem vägesid ja võimekusi. Ja kuigi meie laskemoonal on veelgi laastavam mõju, määrame meie tempo ja ajakava, mida juhib maapealne komandör. Oleme valmis kuulama admiral Cooperit ja tema vajadusi. Tal on Terry ja esindades enam kui 50 000 meest ja naist vormis, kes praegu teenivad. Siin on mõned näited. Ainult viimase 72 tunni jooksul on Ameerika Ühendriikide pommitusjõud tabanud peaaegu 200 sihtmärki Iraani sisemaal, sealhulgas Teherani lähedal asuvaid piirkondi. Ja vaid viimase tunni jooksul on Zero'i B2 pommitajad heitnud 10 900 kiloseid läbistavaid pomme, sihtides ballistiliste rakettide heitjaid, sügavale maa alla maetud. Tähtis on ka see, et me tabasime Iraani vastet kosmoseväe juhatusele, mis vähendab nende võimet ameeriklasi ohustada. Kui ma vaatan ainult operatsiooni viimase 24 tunni tulemusi ja võrdlen seda algusega, siis ballistiliste rakettide rünnakud on vähenenud 90%. Alates esimesest päevast on meie rünnakud Iraani mereväe vastu intensiivistunud. Võisite kuulda, kuidas president ütles hiljuti, et me uputasime või hävitasime 24 laeva. See oli tol hetkel tõsi. Nüüdseks oleme juba üle 30 laeva hävitanud ja vaid viimastel tundidel tabasime Iraani droonikandurlaeva. Lõppkokkuvõttes arvan, et presidendil on suur mõju sellele, kes Iraani juhib. Arvestades käimasolevat operatsiooni, meil on seatud eesmärgid. Me teame, mida püüame saavutada. Võib kindlalt öelda, et meie pole plaani, et Lähis-Idast saabuks Ameerika Ühendriikidesse uus põgenike lainetus. Nagu president rõhutas, on selles piirkonnas palju riike, mis suudaksid vajadusel sellist abi pakkuda. Me ei plaani seda.